võib-olla ma pean oma kurva loo proovima kuidagi kähku ära rääkida, et ma tegelikult üritasin muusikat teha juba teismelisena ja siis ma tegingi sellist üsna oma isa laadset muusikat võib-olla. Mis on ka suht loogiline, ma arvan, et lihtsalt hakkad jäljendama seda, mida sa oled näinud, eks. Jah, põhimõtteliselt küll ja tegelikult ma kuulasin palju punki tol ajal ja tegelikult isegi kui sa punkbändidelt võtad ära selle distortioni ja trummid, siis see ongi põhimõtteliselt mu isa muusika või midagi taolist, et ühesõnaga selline lihtne gitarriga salm-refrään struktuur nagu, et ma üritasin ka teha selle valemi järgi muusikat tükk aega ja siis hilisteismelisena ma sain aru, et ma olen selles väga keskpärane ja siis kuna minu arusaam muusikast oligi see, et muusika on nagu see salm-refrään, siis ma arvasin, et okei, muusika ei ole minu jaoks, ma ei ürita seda enam teha. Ja siis ma õppisin hoopis filmikunsti ja seal kooli jooksul hakkasin täiesti nagu kõrvalprojektina mängima parmupilli lihtsalt enda jaoks ilma mingi ambitsioonita sellega kunagi salvestada lugusid või mingit karjääri teha, vaid lihtsalt enda jaoks mängisin parmupilli ja see pani mind hindama rohkem abstraktset muusikat ehk siis muusikat ilma sõnadeta ja elektroonikat sealhulgas, sest palju sa ikka mingid klassikat kuulad, et minu meelest elektroonilises muusikas on väga palju huvitavaid asju, kuna seal iga tüüp kellel on natuke huvi ja viitsimist, võib saada omale väga mitmekülgsed väljendusvahendid ja ehitada sellega mingeid maailmu. Et ühesõnaga seoses parmupillimänguga ma hakkasin hindama sellist abstraktsemat muusikat ja siis ma hakkasin tegema bändi koos Taavi Tuleviga, kes oli suur elektroonika, on siiamaani suur elektroonika inimene. Ja siis tema kõrvalt ma nägin, kuidas ta teeb neid asju ja hakkasin ise ka rohkem elektroonikat kasutama, et niimoodi hästi sujuvalt. Kusjuures mul oli just see sõnadega ja sõnadeta muusika puhul, mul tekkis ka kuskil seal mitte varateismelisena, vaid pigem hilisteismelisena, äkki kuskil seal 16-17, seal ma hakkasin kuulama rege muusikat hästi palju, aga sellest üsna kiiresti sai see, et mul oli kuidagi sai ette natuke sellest rege hästi religioossest sõnumist, ehk siis nagu rege vokaalidest on ju. Siiamaani ma kuulan ja mulle meeldib on ju, aga siis mingi hetk ma hakkasin kuulama, ma avastasin nagu taabmuusika, ehk siis ilma sõnadeta siukse veits võib-olla tummisema nagu biidi on ju. Ja see hakkas mulle jubedalt meeldima ja sealt mul arenes edasi, siis ma hakkasin taabsteppi kuulama ja siis läks ka nagu hästi elektroonilisse, läks mul ära see, et... No taab on täiega lahe, see on nagu minu meelest elektroonilise muusika üks olulisemaid esiisasid, et King Tubit ma olen ka ise päris palju kuulanud ja lahe kraam. Ja mul oli esimene suur vaimustus oli Augustus Pablost, kes mängis, ma ei tea, mis selle pilli nimi on, aga puhud sisse, seal on nagu see klaviatuur on siuke, siis ta mängis tohutult seda ja siis oli ka siuke meditatiivne veits siuke taabikas. Aga kas kui sul arenes läksid elektroonika maailma üle, et kui sa mõtled, kuhu sa sealt jõudnud oled, et kas sul on järjest intensiivsemaks läinud see elektroonika huvi või on hoopiski mingisugune muu areng toimunud? Mul on 2 sellist haru võib-olla, et laivis on hästi mugav elektroonikaga nagu see asi käima panna, sest tihtipeale see laivi keskkond on selline kaootiline, kuskil on natuke müra, mingi helitehnika on nagu ta on, mikrofonid lähevad feedbacki ja siis on hästi lihtne lihtsalt mingi süntidega teha mingisugune raju heli ja inimesed hakkavad hüppama. Aga stuudios ausalt öeldes ma olen nagu nii palju teinud seda elektroonikat juba, et stuudios ma hakkan tasapisi minema jälle nagu selliste vaiksemate vahendite poole, näiteks viimasel ajal olen üsna palju jälle akustilist gitarri kasutanud. Et jah, mul on 2 suunda, see live ja siis stuudio. Et turunduslikus mõttes see ei ole artistile väga hea vist, sest tegelikult nagu eeldatakse, et see, mida sa Spotify'st kuulad, on nagu enam-vähem sama kui see, mis sa laivis kuulad, aga minu puhul ei ole, et Spotify's on üsna selline rahulik malbe kraam,
aga laivis on enamasti mingi retsküte. Aga kuidas, kui mõelda on ju mingite lugude peale, mida sa oled teinud, et kas sul endal on olnud ka kuidagi, noh, mõned lood on saanud minu arust nagu tohutult populaarseks, kõik teavad mingisugust teatud mingit sõnu on ju, mingi bambusest laev või näiteks kas sellised lood on kuidagi, kas sa oled vaadanud, et ohoh, et see klikib on ju, et see lendab, et siis võiks minna nagu sinna suunda järjest või sa selles mõttes loominguline vabadus peab olema alati täiesti puutumatu? Ma kahjuks olen üritanud omajagu teha seda, et okei, ma lähen sinna suunda, ma teen veel ühe sellise hiti ja siis ma olen mingi mitu kuud mässanud selle nii-öelda hitiga ja lõpuks ei ole sellest mingit asja saanud. Et see hiti tekkimise protsess on ikkagi nagu suht kontrollimatu siis, et mis... Minu jaoks küll, jah, et sest vaata, kui sa hakkad nii-öelda tegema hitti, siis nagu ego sekkub mängu, sa hakkad nagu mõtlema, oh yeah, see on hea mingi, sellest saab täiega lahe asi. Ja see ei ole nagu see meeleseisund, mis sul aitab head muusikat teha. Et selleks, et oma parimat asja teha, peab ikkagi nagu täiesti siiralt ja tervenisti sinna tegemise sisse ära kaduma. Ja selline tausta mõte, et oh yeah, ma teen nüüd head asja, et see ei aita. Eesti Esu